Tere! Täna alustame Tartu Ülikooli kogukondade uurimisrühma podcastide sarjaga. Kogukondade uurimisrühma podcastide eesmärk on tutvustada kogukondade arendamise valdkonna teemasid. Ja kogu podcastide projekti eesmärgiks on tutvustada kogukondade arendamise valdkonna erinevaid uurimusi ja teemasid, millega siis kogukondade arendamise valdkonnas tegeletakse. Meie podcastide sarja 3 sihti on tõsta teadlikkust kogukondade arendamise olulisusest ja võimalustest, esitada edukaid kogukondade näiteid ja jagada kogemusi ja julgustada kogukondi kasutama teaduslikke meetodeid ja innovaatilisi lähenemisi oma funktsioonide täitmisel. Igas podcastis on osalemas siis kas teadlased, kogukondade arendamise valdkonnas tegutsevad inimesed või kogukondade liikmed. Ja podcasti teemad on täpselt need samad teemad, millega kogukondade uurimisrühm on viimase 10 aasta jooksul tegelenud. Ja kutsun teid siis podcastide sarja kuulama. Tänase esimese podcasti kohtumise teema on kogukonna ankrud ja tugevad alused. Ja tänase podcasti vestluskaaslaseks on mul Maarja Oviir-Neivelt. Ja Maarja kohta saan öelda, et Maarja on sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskuse asutaja ja juhatuse esimees. Aga Maarja, ole hea, räägi lähemalt endast ja mis sulle inimesena tegutsemise juures oluline on ja siis sealt edasi juba ka arengukeskusest. Ja tere, mina olen Maarja ja viimased, tegelikult juba alates 2014 aastast ühel või teisel moel olen ma mõelnud selle peale, et kuidas toetada Eesti väikelastega peresid, üles ehitada selline jätkusuutlik toetussüsteem. Ja selleks me asutasimegi siis aastal 2016 Lapse Heaolu Arengukeskuse. Aga ennem kui ma paar sõna räägin Lapse Heaolu Arengukeskusest ja et miks me ellu kutsusime selle sihtasutuse, võib-olla nagu enda taustast, et taustalt ma olen üldsegi jurist. Tahtsin alguses psühholoogiat minna õppima, kuidagi elu viis selleni, kogu pere on meil juristid, nii et lõpuks maandusin ka mina juuras, töötasin advokaadina pikalt Eestis ja väljaspool. Ja siis oli aastal 2014, kui see teema sai mind kätte, et kui ma külastasin ühte Eesti sellist ka peredele suunatud, sellist nagu kogukondlikku keskust, kus tegeleti laste ja peredega, aga tagajärgedega. Siis kuidagi see raputas mind nagu nii tugevasti, et kuidas on ikkagi võimalik, et aasta on 2014 ja ma tean, et Eestis on väga palju selliseid tugevaid teenuseid, aga kuidas on ikkagi see, et nagu pered jõuavad olukorda, et kus nad on nagu üksi, et need teenused ei jõua nendeni ja need ei leia neid ülesse. Ja muidugi sellised emotsionaalsed ja valusad lood ka, et sellisest väikestest lastest ikkagi, kellel olid seal katkised tennised, mitte sellepärast, et pere oleks vaene, aga lihtsalt pere oli omadega puntras ja kuidagi ei olnud perel nagu seda sisemist ressurssi, et tegeleda nende tennistega, nii et laps käis talvel sisuliselt ja siis nagu pallijalu. Ja muud teemad ka. Ja see oli nagu see tõuge, et aga kuidas mujal maailmas on see lahendatud. Ja siis läbi selle, et sai läbi töötatud rahvusvaheline praktika, siis kohtusime Lapse Heaolu Arengukeskuse teiste asutajatega ja kuidagi sealt formeerus nagu see meie siis sihtasutuse visioon ja missioon, et me töötasime välja ennetus- ja peretöökeskuse mudeli, nimetasime neid keskuseid perepesadeks, mille all nad täna töötavad ka ja siis selle mudeli eesmärk on et pakkuda kohalikele omavalitsustele sellist nagu pakkuda süsteemne mudel, et kuidas seal koha peal tegeleda siis selle ennetusega nii, et need probleemid üleüldse ei jõuakski või siis kui need probleemid on, et need võimalikult varakult nagu vähendada. Ja siis tänaseks on Eestis 8 perekeskust, perepesa ja nüüd lähiaastatel me oleme kasvamas 25-ni. Nüüd aastal 2027 peaks olema meid 25 sellist ennetus- ja peretöökeskust.
suurepärane ja meie koostöö algas aastal 2021 ja ma mäletan, et tollel hetkel oli 3 perepesa või just nagu käima 3 läinud. piloodi perepesa just, kellega me teele läksime ja Viljandis, Türil ja Põltsamaal. Nii et see on nagu suurepärane teekond, et praegu on 8 ja terendab ees, et on 25 keskust. Ja kui nüüd liikuda selle juurde, et täna me räägime ankurorganisatsioonidest ehk siis organisatsioonidest, kes oleksid kogukonnas ja ühiskonnas ankruteks. Et siis hakkame avama natuke seda teemat ka, et mis see siis tähendab ja kindlasti sa tahad veel midagi lisada ka perepesade kohta juurde. Aga kui mõelda, et mida tähendab, et üks organisatsioon on kogukonnas ankruks ja just siis nagu teatud valdkonnas või teatud teemas. No kui mõelda, et mis see ankurorganisatsioon on, et mina näen seda selliselt, et ankurorganisatsioon on nagu kogukonnas siis tugisammas mingis teatud nagu teemas. Et ta on nagu ankur, mis koondab siis enda ümber siis tegutsejaid, ka siis inimesi, algatusi, organisatsioone. Ja ta teeb seda järjepidevalt, ehk siis, et mitte projektipõhiselt. Ja võib-olla 3, mis ma välja tooksin, on, tal on selleks ka selline nagu mandaat ja autoriteet. Ehk siis, et ta koondab ressursse enda ümber. Ta on mingi teatud teema või valdkonna eestkõneleja. Ja võimalik, et ka selliste koostöösildade looja, et selles valdkonnas nagu see tegevus toimuks siis kõiki ühiskonna ressursse kaasavalt. Ja nõus. Ja kui mõelda, et millest kogukonna arenduse valdkonna kirjanduses räägitakse, et kui mõelda, et seda ankrute valdkonda, siis ankrud või ankurorganisatsioonid kogukondades ja ühiskonnas üldse enamasti siis võiks öelda, et liigituvad kas haridusasutused, koolid, ülikoolid, siis kunsti- ja kultuuriasutused, muuseumid, raamatukogud, erinevad kultuurikeskused, kuhu võib koonduda. Aga siis edasi ongi tervishoid ja sotsiaalvaldkond, siis haiglad, tervisekeskused, teatud sotsiaalasutused või päevakeskused näiteks võivad olla. Aga ka on väärtuste kandjad, et siis kirikud ja kloostrid kui ühiskonnas sellised väärtuste kandjad. Et nad enamasti ankrud on nähtavad, läbipaistvad ja nad on pika perspektiiviga. Ja seal on üks ühiskondlik missioon ka sees, et see ei ole lihtsalt kas siis üksikindiviidile või perele teenuse osutamine või tulu teenimine, vaid seal on üks sügavam taotlus all, et kuhu me tahame seda ühiskonda nihutada ja kuhu me neid kogukondi tahame nihutada. Ja mulle tundub, et ja ma enda peas olen pannud perepesad ja siis laste heaolu arengukeskuse just sinna sotsiaalvaldkonna alla, et millist ühiskonda ja kogukondi me tahame näha, kui kompetentsed inimesed võiksid olla just nendes teadmistes ja oskustes, mis puudutab sellist igapäevast elu ja meie sotsiaalsust peredes näiteks. Ja nõus, võib-olla täiendaksin nii palju, et meie ambitsioon on olla ka mitte ainult sotsiaalvaldkonnas tegutseja, vaid et üks alustala on see, et me tahame kokku tuua nagu kogu teadmise, mis puudutab siis sotsiaalvaldkonda, haridusvaldkonda, tervisevaldkonda. Ehk siis, et kui meie sihtgrupp on pered alates siis nagu beebiootusest kuni kooli minekuni, et see perepesa on maja või ka kogukonna keskus, kus siis see pere võiks saada nagu kogu info ja sellised nagu targad teenused ja sellise kogukonna toe ühest uksest. Ja selle üks alustala ongi see, et me toome sinna pere ümber, et tal on üks uks, kus sisse minna, eks ta saab kogu info, sealhulgas ka niisuguse toetava toe, nagu mis puudutab haridusvaldkonda, näiteks seal logopeediline teenuseks, siis sotsiaalvaldkonda. Erinevad teenused ja haridusvaldkond, kõik nagu tulek või tervis, eks ole, et me kaasame sinna ka perearstid, pereõed, et just, et anda perele selline nagu terviklik toetav keskkond. See kõlab väga hästi, et siis need nii-öelda need nagu teed lähevad erinevatesse valdkondadesse. Ja kui sa enne jõudsid mainida ka, et tõesti, et mis see ankur nagu teeb või annab, siis tõesti ankur
ankru kohta öeldakse, et hea, kui ta on uks ja ta teeb nagu väga lähedale inimese jaoks selle teadmise, selle teenuse, abi saamise toob väga lähedale. Aga ta on kogukonna jaoks ka üks ääretult suur ressurss. Ja vahel isegi inimesed ei tea, millest on ressurss ja see ankurorganisatsioon esialgu ei proovigi ka veel nagu näha veel kogu oma seda potentsiaali veel, sest inimesed hakkavad küsima ja siis hakkab see ankur ka kuidagi veel nägema, et sellised asjad on vajalikud. Just ja ma arvan, see on väga oluline, sa selle välja tõid, et kui mõelda nagu selle ka Perepesa kui kogukonna ankurorganisatsioonide peale, et mis oli nagu see hetk ka, kui me alustasime, teele läksime, 2019 avasime esimesed 3 Perepesa, oli see, et see kuidagi see mõtteparadigma oli hästi teenuste keskne. Ja. Et väärtustati teenuseid ja ka natukene ju, et ma lähen teenusele, ma lähen midagi saama, eks, et siis, et kas riigil on raha või ei ole raha nagu seda teenust pakkuda. Aga ankurorganisatsioonil on palju suuremad nagu võimalused olla kogukonna silmis rohkem kui see teenusepakkuja. Ehk siis ta saab olla selliseks, teha kogukonnaga koostööd, toetada neid alt üles initsiatiive. Lisaks sellele nagu märgata, mis seal kogukonnas toimub. Ehk siis, et olla ka, võtta see infot, kuulata kogukonna vajadusi ja läbi selle siis omakorda pakkuda talle seda, mida kogukond vajab, mitte mida mina arvan, et vajab või mis on hetkel kuskil nagu saadaval nagu teenusena. Ja mis on veel hästi oluline, et sellel ankurorganisatsioonil, Perepesal kui ankurorganisatsioonil on ka nagu võimalus olla selline kogukonna vahelise suhete tugevdaja või sildade looja. Et hea näide on just siis, et kui sinna kogukonda tuleb uus pere ja tal ei ole veel tutvuseid, tal ei ole veel omavahel selliseid nagu sildasid loodud, et siis Perepesa võiks olla siis väikelastega peredele see koht, et see oli nagu esimene, et ma tulen sinna, mul on väikene laps, et kuidagi teadvusesse jõuda, et mul on alati see üks tere tulemas paik. Et ma lähen sinna koha peale, keegi ei nõua midagi, ma saan lapsega olla ja sealt siis edasi läheb juba nagu teekond, et sellised targad märkavad nii Perepesa personal kui ka tegelikult ju vanemad, eks. Et juba nagu tuleb see info, et võib-olla ma vajan veel nagu seda, tahaks nagu minna natukene saada infot näiteks, kuidas tugevdada paarisuhet või siis minna selle vanemluskoolitusele või siis lihtsalt lapsega mingile käelisele või muule tegevusele. Aga jah, see, et olla selline tere tulemast paik, et juba, see on nagu ääretult oluline, mida pered on välja toonud, et kui sul sünnib see väike laps sinna perre, et siis tihti sa jääd üksinda selle lapsega, eks eriti nagu täna sellise hajastruktuuriga, ma ei tea, ühiskonna või perekondliku korralduse juures, et tihti ka ju abikaasa töötab sul Eestist eemal ja vanemad on teises Eesti otsas ja et siis on sul vähemalt see üks koht, mis loob sulle sellist kuuluvustunnet, sa kuulud kuhugile. Me ilmselt selle vaimse tervise teema juurde jõuame natukene hiljem, aga et juba see on selline suur stressimaandaja, ütlevad erinevad uuringud. Ja me võime selle vaimse tervise teema kohe võtta, aga nüüd praegu, kui sa rääkisid, siis mul meenus, et tõesti meie see ühine teekond puudutas siis Viljandi Perepesa ja uurimust, see uurimuse tegemine ja andmete kogumine 2022 kevadesse ja 2023 kevadesse. Ja üks teemadest, mis seal korduvalt välja tuli, oli, eks ju, et on need pered, kes on Viljandis põliselt elanud, kes tunnevad, kellel on oma võrgustik ja nad teavad juba ja info nende seas liigub ja see teadmine, taipamine, et kuidas on olla Viljandis noor pere ja kuidas õiged teenused või õige abi või need inimesed, keda sa parasjagu vajad üles leida, see on nagu olemas. See on nagu väike teadmine, aga siis on hulk neid inimesi, kes on kas hiljuti kolinud või nad ei ole lapsest saadik elanud. Et isegi ei pea olema hiljuti kolinud, aga kui sa ei ole pikka aega lapsest saadik elanud, siis sa tegelikult ei tea kogu seda maastikku. Ja nemad väga väärtustasid Perepesa just sellest samast vaatest, mis sa praegu rääkisid ja seda oli väga hea kuulata nende lihtsate taipamiste ja konkreetsete näidete najal, et mis on inimestega juhtunud, kui nad on läinud Perepesasse ja missugused kontaktid, missugused omakorda uued suhted, tegevused, võrgustikud ka, eks ju, mis on Perepesaga seotud, aga osaliselt ka seal toetavad seda igapäevaelu, mis nädalavahetustel ja õhtuti ja hoovides ja kohvikutes ja et see on nagu minu meelest suurepärane, et tõesti ma arvan, et see on võib-olla see, mida
ei pruugi üks Eesti inimene nagu näha, kui ta vaatab, et perepesa osutab teenused ja noh, et missugune väärtus on. Aga tegelikult kogu see igapäevaelu rikastamine inimestel ja see tere tulemast koht olemine nendes linnades, kus te juba olete. Et see on ülioluline minu meelest. See on väga oluline, see on see ka kõige suurem väljakutse. Natuke me juba ekseldame, võimalik, et see küsimus on sul kuskil seal hiljem, aga et kuidas teha seda nagu nähtavaks, et nagu see, mis tundub nagu nii loomulik. Noh, tuled kokku, sul on mängutuba, aga seal taga on ju tegelikult nagu väga läbimõeldud võimalus, mis on ju tegelikult ka erinevate teadusuuringutega leidnud nagu kinnitust, et see perel on võimalik välja tulla, see, et tal tekib see kuuluvustunne, see, et tal on võimalik panustada, eks ju, et läbi selle ütlevad ju uuringud, et see tema selline, et see on üks võimalus eneseteostuseks ja nagu selle eneseväärtuse leidmiseks, et seal on nagu nii palju kihistusi. Ma ei tea, kas praegu on õige hetk, aga ikkagi nagu jõuda selle vaimse tervise püramiidini ka, et ühesõnaga me olemegi maadelnud natukene sellega, et kuidas nagu ka oma partneritele, kelleks on kohalikud omavalitsused, kes kohapeal perepsade tegevust rahastavad, et kuidas nagu jõuda kõigepealt ise sellest, et nagu teenuse paradigmast nagu selle uude paradigmasse, et kuidas, et sellesse samasse, et nagu näha seda kogukonna väärtust ja siis kuidas seda edasi anda siis oma partner omavalitsustele ja tegelikult ka nagu riigile tagasisidena, eks. Et riik on küll seda nüüd teadvustanud ju väga hästi seda kogukonna väärtust ja võimalust, et üks näide on seesama vaimse tervise püramiid, mida ma mainisin, et mida Sotsiaalministeerium aastal 2021 ka sellesse vaimse tervise rohelisse raamatusse ilusti nagu sisse joonistas ja seal see kogukonna tasand on toodud ju ära kui üks oluline vaimse tervise ennetusmeede. Ehk siis, et sealt hakkab peale, et kõigepealt, et nagu eneseabi, et nagu jõustada peresid, mitte ainult peresid, meie räägime perede kontekstis, et kuidas jõustada need väikelapsega peresid, et mida sa saad ise teha, väiksed asjad, ikka uni ja liikumine ja selline toit, eks, ja võimaluse korral ka suhted, aga siis see kogukonna tasand, et kuidas me kogukonnana saame nagu üksteisele pakkuda sellist nagu turvavõrgustikku turvavõrgustikku just, et see on see kõige selline nagu kõige odavam vaimse tervise ennetuse meede. Just. Ja kõige minu meelest ka kõige nagu kindlam kui on sest kui sul on hulk peresid, teisi peresid ümber ja sa julged küsida ja julged avada, sest üks asi, mis tuli uurimusest välja ka väga selgelt, et kui on ikkagi sellised lähedased vastastikused toimivad suhted ja sa saad aru, et teistel peredel on sarnased probleemid või nad on midagi sarnast läbi teinud, siis sa julged küsida. Et see on üks pool, et see loob turvalisust, aga ma näen ka seda, et kui siis pere või keegi sellest võrgustikust julgeb küsida omakorda ka spetsialistide käest ilma selle hirmuta, et ma saan mingisuguse sildi või stigma või midagi või mind saadetakse teenus selleks, et neid hirme on inimestel nii palju, et ma olen kohe siis juba midagi nagu valesti või minuga on valesti, et kui seda ei ole, siis mina enda peast tõlgendan just seda perepesade väärtust, et kogu see tõenduspõhine teadmine, see lihtsalt hakkab imbuma nendesse loomulikesse võrgustikesse. Inimesed hakkavad üksteist ise aitama. Jah, just nimelt ja võib-olla seesama, et sa ütlesid, et stigma on see, et kui ma lähen teenusele, et siis mõeldakse, et mul on midagi viga, aga mis seal toimub, et need pered ise läbi kogukondliku suhtluse normaliseerivad seda, et nad saavad teada, et kõigil on mingil ühel või teisel hetkel raske. Ehk siis, et see aitab juba seda stigmat murda, et jõuda nagu väga pehmelt siis juba sellele targale teenusele, mis aitab siis juba vähendada neid riske või ennetada. Ja. Nii et ma näen, et see on nagu tänase päeva töö, aga see on tuleviku töö, see on vaimse tervise hoidmise töö ja see kõik tegelikult tugevdab kogukonna suhete struktuure, et inimesed saaksid oma igapäevaeluga paremini hakkama. Ja nagu üks mõte, mis veel tuleb, et tegelikult see kogukondlikkus, et see kuidagi natuke tundub ka, et me oleme selle hästi suureks puhunud. Jumal tänatud, eks, aga et ikkagi, et me teeme sellest justkui mingi eraldi asjaga, et kui mõelda tagasi, et mulle tundub, et see on inimeseks olemise struktuuris sees.
me oleme ju nagu kümnete, sadade aastatuhandete jooksul nagu arenenud välja, me oleme ju kogukondlikud loomad, eks ole. Et see on alles nagu viimased võib-olla mingid paarkümmend aastat, et kui see hakkab ära kaduma erinevatel põhjustel, aga et see hakkab nagu ära kaduma, et me kuidagi nagu taastame selle normaalsuse. Et võib-olla sellepärast ta ka nii tugevalt mõjub meile, sellepärast et ta ongi osa meist kogu aeg olnud. See on see, kuidas me maandame oma stress ja see kuuluvustunne, eks ole, juba ennetab seal palju probleeme. Et nüüd me siis justkui natuke ka nagu kunstlikult taastame sellised kogukonnad ja kui tulla selle sama palju kasutatud Aafrika vanasõna juurde, et selleks on vaja tervet küla, et kasvatada nagu ühte last, eks. Et justkui siis ka, et perepesad nagu loovad siis selle küla, selle pere võimalusena, selle küla, et pere ei peaks tundma üksikuna. Valib see, kes valib, igale ühele võib-olla ei pruugi see sobida, see on ka hästi. Aga ma arvan, et juba see teadmine, et sul on see koht, et juba see annab mingi turvatunde. Jaa. Suurepärane. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et tõesti, et iga organisatsioon ei ole ankur, on üks asi, aga teine teema on ka see, et kui organisatsioon luua, siis see kohe ka ei ole ankur selles kogukonnas. Et kui me korra mõtleme selle üle, et mis teekond see on või mida selleks tuleb üldse teha või millest see algab või mis selle mõtteviisi sees kõik on, et teha neid samme selle suunas, et muutuda, kujuneda ja siis hoida seda ankrustaatust ka. No siin on tegelikult väga palju samme, mis kohe tulevad silmade ette, et üks on ikkagi see, et sa mõtled läbi selle plaani, see hakkab väga välistest asjadest peale, peab koht olema, eks ju. See koht peab olema selline, et pere nagu tahab sinna tulla. Mis sammud seal nagu veel on, et muutuks, see on see, et sa oled usaldusväärne. Sa oled usaldusväärne nii peredele, see, et mis seal pakutakse seal samas keskuses, eks, antud juhul perepesas, sa oled usaldusväärne koostööpartneritele, et nad tahavad, et sa oled tõepoolest see ressursikeskus, et nad tahavad tulla juurde koostööd teha, nad usaldavad sind. Ma arvan, et neid väliseid tasandeid saab sinna nagu veel, ehk siis sa ehitad üles usaldusväärsust omale kõikidele siis osapooltele. Aga mis on ka hästi oluline nagu minu jaoks sellise ankurorganisatsiooniks olemise juures on see, et mis on ka teadlik tegevus, kõigepealt nagu teadvustamine, et sa hakkad looma seda hoolimise kultuuri. Jällegi tundub, et midagi, mis on nagu nii loomulik, aga kas ta on nii loomulik, eks? Et sa hakkad nagu teadlikult ennast tooma sellesse kohta, kus sa hakkad märkama teist, nii nagu seal perepesas, nii selle nagu spetsialisti positsioonilt kui ka teise pere positsioonilt. Et sa hakkad nagu märkama teist, sa hakkad kuulama teist, sa hakkad adresseerima teist, sa hakkad tagasi peegeldama teist, eks. Ja samamoodi, et sealt tekib nagu täiesti mingisugune teistsugune selline nagu suhtevõrgustik ja ma arvan, et see on üks oluline asi ka, miks mina tahaksin minna sellisesse keskusesse. Et kui ma tunnen seda kohta, et ma olen seal tõesti tingimusteta vastu võetud. Et märgatakse inimesena. Ja et märgatakse inimesena ja mitte probleemina või mitte mingi väliste asjaolude tõttu, vaid et mina täna siin ja praegu. Ja, et see inimesena märkamine. Ja. Sul on endal lisada äkki midagi? Kuidas käib see ankurorganisatsiooni loomine? No ma ütlen endale, et see töö käib usalduse kiirusel, et see on usalduse kasvatamise protsess ja et seda ei saa nagu kiiresti, aga seda saab järjepidevusega ja nähtav olles. Ja viimasel ajal ma olen mõelnud, kas seda see hakkab vägagi sellega, mis sa viimati ütlesid ka, et tegelikult inimesed otsivad ja pered otsivad ka selliseid kohti, kus neid tõesti märgatakse ja nähakse ka nende endi tugevusi ja neid andeid, mis tegelikult igal inimesel on. Ja sealt kaudu tegelikult igal inimesel või indiviidil kujuneb ka identiteet ja see identiteet muutub ka paremaks. Aga omakorda sealt tuleb see väärtus ka, et kui keegi peegeldab tagasi, et ma näen, et sa oled selle sea, kas sa tahaksid panustada selle asja kaudu, siis see annab hea enesetunde, aga annab ka tahte, et okei, ma ka panustan, äkki ma saan ka midagi teil siin teha. Ja täiesti nõus, kui kohe kaks mõtet tuleb, et korraks hüppata tagasi selle eelmise teema juurde, et lõpuks ikkagi, et sa lood selle nagu justkui selle mingi struktuuri või võimaluse, aga lõpuks nagu, et kas must kujuneb ankurorganisatsioon on ikkagi see,
kes tuleb sinna, see kogukond, milline on tema tagasiside, kuidas, millise tundega ta sealt nagu välja läheb, kas tal tekib see usaldusväärsus, kas tal tekib see hea tunne, eks ole, kas ta saab sealt mingit lisaväärtust. Aga nüüd, kui tulla tagasi selle sinu, mis sa nüüd viimati nagu välja tõid, ma olen sinuga täitsa nõus ja kohe peegeldaksin ka ühte kogemust, et võib-olla natuke tausta anda, et see on, kus meie koostöö sai alguse, et aastal 2021, et perepesa tees pakutakse ABCD lähenemist, mis on siis asset-based community development, tugevustel põhinev kogukonna arendamine ja sealt me kohtusime Dagmariga, kes vedas ees seda töögruppi Tartu Ülikooli kogukonna arendamise magistrantide poolt, kes siis töötasid nagu välja meile sellise nagu noh, ma ei tea, mudel on natuke liiga võib-olla tugev sõna, eks, aga mudeli, et mida kasutada selleks, et neid perepesade ümber olevaid väikelastega perede kogukondi toetada. Ja nüüd on see tagasiside ja viljade aeg, et kui me alustasime Viljandiga, eks, et nüüd meil on tegelikult ju need perepesade teadlikult nagu teaduspõhiselt, ma ütleks, toetatud kogukonnad, mis on veel unikaalne maailmas kusjuures, aga selleni võib-olla pärast jõuame. Et nüüd on siis nagu see viljade lõikamise aeg, et kui alguses oli ikkagi seda punnitamist päris palju, võib-olla väljakutseteni ka jõuame natukene hiljem, et siis nüüd on nagu see, et kus sa näed, et seesama, mis sa välja tõid, oligi ühe perepesa kogukonnas, kus üks lapsevanem tõi välja, et tead, et juba see, et ma saan tulla sinna perepessa, sinna kogukonda, et minult küsitakse nagu seda, et kuule, aga mida, äkki sa tahad ka panustada, et mis on see sinu tugevus, mis sa saaks tagasi anda. Et see andis talle esiteks eneseteostuse, olles seal olnud nagu mitu aastat nagu väikeste lastega kodus, eks. Ja teiseks nagu selle eneseväärikuse või väärtuse tunde, et mul on midagi tagasi anda. Ja ta ütles, et juba see on tema jaoks nagu selline suur nagu präänik, et miks käia perepesas, et see annab nagu mingi täitsa teistsuguse hingamise. Eks ole, noh mõelda, et sa oled väikeste lastega, sul on justkui endal raske, et sa tuled sinna, et saada. Aga tegelikult sa saad läbi andmise. Ja, sest igal ühel on oma oskused ja oma tugevused, kas oma erialasest taustast või oma huvidest või siis midagi veel on õppinud või kogenud inimene ja tahab toimetada sellega edasi. Ja need hästi palju ilusaid lugusid on läbi selle 8 perepesa kogemuse praegu, et ikka väga palju ilusaid kogukondlikke algatusi on praegu sealt lendu tõusnud väga suures variatsioonis. Kui sa praegu niimoodi ütled, et mis sul tuleb meelde, et mida on hea nagu jagada? Ja no tuleb kohe meelde ühe omavalitsuse perepesas tulid kokku emad, kes kasvatasid oma lapsi üksi ja tekkis soolovanemate tugigrupp. Nii et seal olid ka inimesed, kellel oli ka vastav selline kompetents, et kes suutis seda tugigruppi eest vedada. Nii et nemad leidsid nagu sealt selle väljundi. Siis tuleb meelde kohe üks teine näide ühest kogukond, ma praegu nimesid võib-olla isegi ei nimeta, kuigi nad ei ole ju saladuses ka, et kus nagu väiksem kohalik omavalitsus ja oli olemas küll perepesa väga napi ruumiga, aga ei olnud tollel hetkel rahalist ressurssi, et teha nagu korda üks selline nagu ütleme koolitusruum, kus ka siis ütleme perede kogukond oleks saanud koos käia. Mis juhtus, tuligi välja, pered ütlesid ise, kuulge, aga minul on 3 purki värvi, minul on mingi lamp kuskil, minul on see ja tulid ise nädalavahetusel kokku, tegid omale pesa. See oligi, et omal oli võti seal kuskil, et nad said võtisaid ise sisse, ise toimetasid sealt. Ja sealt läks muidugi see hästi laialt edasi, nii et lõpuks kohalik ajaleht kirjutas neid ja tegid seal erinevaid selliseid jõuluüritusi, kus siis saadi kokku ja ma täpselt isegi ei mäleta, kas seal olid mingid jõululinnade ehitamised ja tee joomised, aga ühesõnaga nagu kogukonna kokkutoomine. Ja see läks nagu väga suure sellise nagu aplombiga teele. Ja siis, mis mul ka sellest samast kogukonnast meelde tuleb, et ühel hetkel, kui nad olid hästi palju toimetanud, siis justkui nagu teiste heaks ja nendest kirjutati lehes ja nad said tunnustuse kohalikult omavalitsuselt, siis järsku nad küsisid selle, et kuulge, aga me teeme teiste jaoks ja kuidas me ennast hoiame. Ja siis sealt sai alguse hoopis uus käik ja see käik oli see, et kuule, aga minule tõesti meeldib aknaid pesta, väga hea, võtame need sama perepesa nagu need lapsevanemad kokku, me tuleme ühel päeval peseme sinu juures aknad ära, järgmisel päeval sinu juures aknad ära. Siis oli mingisugune muu teema, väga hea, mina aitan sul lapsi hoida, sina saad toimetada seal, minna mehega kinno või teha midagi, et mina võtan siis need lapse hoidmise nagu enda peale. Ehk siis, et nad hakkasid kuidagi kasutasid seda selleks, et hoida iseennast ja anda neid ressursse
sisse, mis sul on hetkel anda ja siis omakorda saada need nagu vastu sealt. Ja see läks sellisest loomulikku kulgu pidi, et täpselt nii nagu inimesed tundsid ära, et on parasjagu võimalik ja mitte liiga palju teha. Just, ja noh, ühel hetkel need lapsed saavad ju nagu suuremaks ja lähevad lasteaedadest, aga need vanemad jätkasid koos käimist. Et seal olid sellised nagu juba sellised nagu võrgustikud välja kujunenud ja nad kasvasid jälle omakorda, eks, uute vanemate näol. Noh, hea näide on ka, meil on olemas selline klubi nagu Papside klubi, mis tähendab, et isad tulevad kokku ja siis nagu erinevatel teemadel toimuvad sellised harivad vestlusringid, koolitused, noh, mis iga, kuidas toetada oma naist, kuidas mõista, mis naisega juhtub, kui naine sünnitab lapse ja kuidas hoida paarisuhet ja kuidas hoida iseennast selle sees. Noh, mõned teevad ja meeste tervis ja nii edasi. Ja sealt jälle omakorda kasvas välja ka, et need isad kuidagi said nagu sellest nii suure käivituse, et hakkasid koos käima ka nagu väljaspool seda sama Papside klubi, et küll olid seal mingisugused garaažis omal toimetamised ja küll olid seal saunaõhtud ja küll olid mingid ühised matkad, et jällegi need nagu sidusvõrgustused tekkisid sealt ja sellega siis mindi nagu ellu tegelikult ju nagu tugevamana ja ma ei tea, hoitumana. Väga head näited. Aga mul tuli praegu mõttesse, et võib-olla on vaatajate-kuulajate seas inimesi, kes perepesasid nagu tuumteenust või tuummõtet ei tea. Et sa rääkisid praegu, et mis on kõik hakanud kogukondades juhtuma. Aga mis on see kompetents ja teadmine, mida perepesa tegelikult hoiab ja arendab, mille pealt tuleb ka sinna nendesse väikestesse võrgustikesse edasi see teadmine. Ja väga hea oleks võib-olla nagu visualiseerida silmade all selline nagu perepesa, sihuke graafiline majajoonis. See hakkab sealt peale, et on see kõige esimene, kui pere tuleb uksest sisse, et see on selline nagu suur nagu mängutuba, kogukonnakeskus, kus sa saad lihtsalt tulla oma lapsega, mängida. Seal toimuvad erinevad lapsele ja vanemale mõeldud nagu tegevused, noh, sellised pehmed motoorika ja käeline ja lauluringid ja no joogavõimlemised, mis iganes seal asjad toimuvad. Ja see on ka selline esmane nagu märkamise koht, et kus väljaõppinud mängutöö juhendaja on esiteks nagu toeks sellele vanemale, on vestluspartneriks, ärakuulajaks, aga sealt ka nagu toimuvad sellised esimesed märkamised, et mis on võib-olla veel, mida see pere antud hetkel võiks nagu vajada, et kas on siis natuke kõnelogopeediline hilinemine või on näha, et nagu ema on stressis, et kuidas toetada ja siis sealt edasi suunatakse pere juba erinevatele teenustele, et meil on 11+ teenust. Nende keskmes on lapse arenguvajaduste ehk siis nagu vanema koolitus, et mida su laps vajab, millisel arenguperioodil ja siis vastavad erinevad siis nagu koolitused, teenused seoses sellega, siis on paarisuhte toetamine. Osades perepesades on baariterapeut, aga on olemas psühholoog ja siis on olemas ka vastavad koolitused, eks. Ja siis kolmas on vaimne tervis. Mainisin juba ka, et perepesas on oma psühholoog, aga selle psühholoogi roll ei ole ainult pakkuda niisugust üks-ühele vaimse tervise nõustamist või kuidagi stressi maandamist, vaid et ta läheb ka koha peale näiteks lasteaedadesse ja siis pakub seal tuge ka lasteaiapersonalile või siis juba koha peal võimalikult perele lähedal. Siis pakkuda, koolitada, teha siukseid grupikoolitusi vanematele. Aga jah, perepesa mõte on see, et on võimalikult kodu lähedal, ehk siis, et perepesad tegutsevad kogukondades ja nad on kohaliku omavalitsuse nagu struktuuri sees, aga mingid pidi ikkagi siuksed nagu kogukonna sellist nagu mõtet või tunnet kandvad. Jah. Ja siis see, mis on siis tänase vestluse nagu kese, et see kõige see esmane nagu ütleme mängutuba, aga seal sees on siis see teadlik selline ka kogukonna kokkutoomine, kogukondade võimestamine, et nad saaksid juba üksteist toetada ja nagu alt üles initsiatiivide toetamine. Ja teenused on valdavalt sellised tõendusteaduspõhised, et me otsime välja kõige paremad teenused, mis Eestis on saadaval. Ise arendame koos teadusasutustega juurde neid teenuseid ka. Olgu see siis kas seal beebi esimese eluaasta toetamine ja siis koos Tartu Ülikooliga on see varakult nagu kõne võimalike, kuidas toetada ise oma lapse kõnet ja aidata, ühtlasi ka see aitab nagu märgata juba võimalikult varakult, et kui on näha, et on mingisugused hilinemised, et mis siis sellega nagu edasi teha. Ja just. Ja me teeme siis tihedat koostööd kohaliku omavalitsused seal siis erinevad, et nii nagu seal sotsiaaltöötajatega kui ka siis nagu see perearstidega ja pereõdedega, nagu ma mainisin.
just kohapealse võrgustikuga. Ja, et see töö käib väga mitmel tasandil, et ankruks olemine ühele organisatsioonile tähendab väga mitme tasandi tööd. Et nii-öelda seda tõenduspõhist, seda teaduspõhist kompetentsi hoida, kõik spetsialiste hoida parima teadmise juures kogu aeg, siis väljapoole ja kogukonna laiendamine enda ümber, et see teadmine leviks ja kestaks. Aga siis ka kõik need partnerid, teised organisatsioonid ja avaliku sektori partnerid, kellest sõltub see, et see keskus üldse kesta saaks. Just ja see on ikkagi hästi teadlik selline nagu spetsialistide koostöö võrgustiku hoidmine, et nemad teaksid, mida perepesa teeb ja perepesa teab, mida nemad teevad ja siis on ka, et kui on näha, et kuidas olla perele võimalikult lähedal, et võib-olla ongi spetsialist ütleb, kuule mine perepessa, et sealt leiad sa vastuse ja vastupidi, kui tundub, et on vaja võib-olla ka nagu haarata siis nagu väljaspoolt perepesa mõni spetsialisti juurde, siis perega koostöös ja kooskõlastamisel saab siis nagu siis kas nagu pere suunata edasi või kutsuda siis koha peale spetsialisti. Nii et see ankruks olemise või ankru kontseptsiooni väljatöötamine, hoidmine, et see on päris suur töö ja väga mitu kihti on seal, millega tuleb tegeleda. Aga mul on nüüd nagu kimbatus kahte asja küsida, vaatan kumba suunda minna, et ühelt poolt ma tean seda, et sul on olnud peegeldust ka Euroopast või sa oled nagu saanud rääkida, võib-olla võtame selle kõigepealt. Et et mis su kogemused on, kui sa oled rääkinud, et kuidas Lahe ja perepesa Eestis toimetab ja teeb? Ja selles mõttes, et perepesa kontseptsioon, perepesa kui ennetus ja peretöökeskused, ta ei ole midagi nii unikaalset, et kui me alustasime selle mudeli väljatöötamisega, et me ikkagi päris palju õppisime ja uurisime, et mis mujal maailmas tehakse. Ja kasutasime nagu seda teadmist ka perepesa mudeli väljatöötamise juures. Ja nüüd siis on olnud ka just viimased niisugune aasta-kaks, et kui siis meie oleme omakorda käinud siin rääkimas Euroopas, et milline siis see perepesa mudel täna on, et kuhu me oleme arenenud. Ja siis just hiljuti käis meil külas ka Ameerika Ühendriikides nagu rahvusvahelise Family Resource Centers, nad nimetavad, ma ei tea, kogukondlikud, nagu pereressursikeskused või et selle sellise nagu võrgustiku eestvedaja. Et siis oli jällegi kogu nagu kogemuse vahetamine, mida nemad teevad ja mida meie teeme. Ja kui ma lihtsalt korraks nagu suure pildi mõttes nagu tooksin siia lauda, et selline nagu Ameerika ja Kanada lähenemine on just nimelt hästi kogukondlik. Et see Family Resource Center on hästi selline nagu peredele lähedal, nad toovad ka kokku erinevaid selliseid teenuseid, aga et võib-olla seal sellised nagu ta ei ole nagu niivõrd suunatud sellele, et toome kõik tõenduspõhised teenused sinna, vaid pigem just nimelt see kogukonna pool. Siis selline Euroopa suund on võib-olla on selline integreeritud perekeskuste suund, et just nimelt, et tuua kokku erinevad valdkonnad, tuua võimalikult palju see ühe ukse taha, et perel oleks üks koht, et ta ei peaks ringi jooksma. Seal on ka vahest olemas ka lasteaiad toodud sinna samast, vahest nad ehitatakse perearstikeskustesse, et see meditsiini pool tuua juurde. Aga seal on see kogukondlik tegevus ka, see sõltub nüüd nagu täpselt sellest asukohariigist, siis see perepesa on kuskil nagu seal natuke nagu kahe vahel. Et ühtepidi me alustasime teekonda ikkagi Skandinaavia mudelist, see integreeritud perekeskuse mudel, aga kuidagi see kogukonna vajadus oli, see oli kuidagi nii õhus, ja tänu ka sellele, et riik adresseeris seda, et just, et see kogukond kui niisugune esmatasandi vaimse tervise ennetamine ja et siis meil on ka tugevasti nagu seda kogukonna poolt nagu sees. Ja nüüd, kui ma käisin just hiljuti tulin mõned nädalad tagasi Brüsselist ja rääkisin siis seal sellisele suurele laiale Coface nimelisele sotsiaalsele võrgustikule, tutvustasin perepesa mudelit. Ja siis seal, et mis ikkagi sai hästi palju tähelepanu, oli just nimelt see kogukonna pool. Et näitasin ka neile seda vaimse tervise püramiidi, mis ei ole ka tegelikult ju Eesti unikaalne, et see on ka rahvusvaheliselt kasutusel. Ja siis rääkisin sellest, et kuidas meie siis selle kogukonna tasandiga teeme, et mis nagu oli võib-olla natuke mulle tundub, et nagu Eesti, kus on pioneer, et kui mujal see kogukond on ka selline tere tulemast paik, aga et meie oleme tänu sellele, et Tartu Ülikoolil on olemas selline magistriprogramm, kus õpetatakse sellist teaduspõhist kogukonna lähenemist ja koolitatakse välja kogukonna arendajaid, mida meie siis omakorda perepesades praktiseerime, et meil on selline nagu teadlikum lähenemine kogukonnale.
Ja see sai hästi palju, ma nägin, et sellest püramiidist tehti seal fotosid ja see sai nagu hästi palju huvi ja kirjutati ABCD mudel. Et see on kuidagi nagu meie üks selline ressurss ja tugevus. Et noh, millest ju saab aru ju Euroopa ju väga hästi, et vaadates nagu sellist vaimse tervise olukorda tegelikult üle-euroopalist, et me ei jõua enam Euroopana kinni maksta vaimse tervise neid kalleid teenuseid. Noh, mida ütlevad uuringud, et 1 euro ennetusse ja sinna kogukonna arendamisesse, et aitab kokku hoida või ütleme madala künnise vaimse tervise teenuseid, milleks on kogukonna arendamine, aitab kokku hoida 1500 eurot kallimate sekkumiste pealt, eks. Ehk siis, et sellest on Euroopa aru saanud, et me ei jõua kinni hoida, et me tahes-tahtmata elu sunnib meid, et minna sinna allapoole ja hakata selle kõige nagu esmaste tasanditega nagu tööle. Et huvi oli suur, vaatame, võimalik, et pöörduvad Tartu Ülikooli poole või saavad sealt viite, lähevad otse algallikani. Aga jah, see teema sai tähelepanu. Ja see kõlab väga hästi, et mõlemas suunas tõenduspõhine tegevus, nii kogukonna suunas kui ka siis väga spetsiifilise ja tõesti sinna tervishoiu, meditsiini ja kohati meditsiini jääva sellise teenuse pakkumine kõrvuti. Et see on nagu võimalik ja et seda saab Eestis teha. Ja et meil on siin neid kogemusi, mida jagada ka väljapoole, et see on nagu hästi tore. Aga nüüd, kui rääkida veel Ankrust ja Ankur-organisatsioonist, ja me keskendume nüüd küll, eks ju, siia tervishoiu, sotsiaal- ja haridusvaldkonna teemal, aga ma arvan, et teised Ankrud saavad ju korjatasid ka mõtteid üles enda jaoks. Et mis need väljakutsed ikkagi on või mis need asjad on, mida sina oled kogenud või teie tiim on kogenud sellel teekonnal? Et mis on küsimärgid, sest et me toimetame ju teatud kontekstis ja ma mõtlen siin konteksti all need olemasolevaid süsteeme, kogu finantssüsteemi, ühiskonna korraldusteks ja ka siis seda, mille viisil inimesed on harjunud abi saama. Et see kõik loob selle konteksti ja teha teisiti. Ikkagi seal on niisugused kohad või kust tuleb rohkem rääkida või midagi selgitada või... Ja. No mis ma kohe esimesena välja tooksin, mida ma põgusalt puudutasin ka, on ikkagi see paradigma nihe. Ehk siis, et nagu teenuse keskselt mõtteviisilt jõuda natuke avarama võibla nagu käsitluse ja arusaamiseni. Ehk siis selline väärtuse nihe. Et see algab peale nii rohujuure tasandist, nii perest endast, kui spetsialistidest, kui meist, eks ju, kes me seda perepesa teenust koha peal arendame. Et ühtepidi juba see, et see kogukond on oluline, et on selle vaimse tervise püramiidi sisse kirjutatud, et see on väga suur samm, aga see vajab nagu mingit suuremat sellist nagu sisemist muutust. Ja see tuleb usalduse kiirusel, nagu sa ütled, eks see nagu vaikselt, tilk-tilgalt ja enda puhul märkad ka, et seda kogukonna teemat me oleme juba ju siin nagu eest vedanud ju päris pikalt ja ikka avastad, et kuidagi, no, kui hakkad näiteks seda mõju, et mis need ikkagi indikaatorid on, kuidas me ikkagi tõestame kohalikule omavalitsusele, et see, mis me teeme, on nagu olulist sellist nagu, et kui me oleme teaduskeskuse, perepesa toob kokku tõenduse, teaduspõhised teenused, et mis see kogukond ikkagi on. Ehk siis, et algab nagu sellest peale, et me ikkagi ise, et see meist käiks läbi, mitte lihtsalt kuskil ei oleks nagu paber meil seal kuskil seal online drive'is. Siis teine on see, et kuidas nagu omavalitsusele viia jälle seesama, et see ei ole midagi, mis on ka see väljakutse, mida perepesad on välja toonud, et see on justkui midagi, mida nad teevad nagu vabal ajal, et selline tore asi, mida teha, aga et omavalitsusele sa pead näitama, et kui palju teenuseid, kui palju seal inimesi käib, mis on inimeste tagasiside. Jällegi, eks ju, et kuidas nagu tuua seesama nagu teadmine omavalitsuspartneriteni ka ja riigi tasandile ka, et see hakkab ju, eks ole, nagu alt peale, et tuua nagu riigi tasandile, et kuidas, et jah, hea, see on sisse kirjutatud, aga kuidas me ikkagi nagu saaksime siis nagu, et kuidas poliitika kujundajad saavad toetada nagu seda, et see siis päriselt, mis on paberites, et no ma ei tea, kas see on siis nagu raha või läbi teadvustamise, et mida nemad saavad teha, et seda teadlikkust nagu hoida seal, et jälle me ei liiguks ära selle teenuse kesksusele. Et see on võib-olla nagu esimene, mis välja tuua. Teine on natuke nagu praktilisem tasand,
mis on väga seostub ikkagi selle esimese tasandi, et sellise väärtuse kujundamisega, et see on justkui nagu midagi, mis on lisaks sellele, sellele teaduse, teenuse pakkumise, et me pakume teenused, me teeme neid asju, me korjame tagasisidet, aga nüüd on järsku see kogukonna asi, et see on justkui natuke selline nagu tore asi, mida teha, eks ju, et möllata õhtune tegevus. Nagu õhtune tegevus, et ma peaksin justkui tegema, et ma ei julge rääkida, see on nagu midagi lisaks. Ehk siis, et sealt tuleb see, et jällegi teadvustamine, et selleks on nagu, et see aja võtmine nagu väärib seda, et see tuleb kuhjaga tagasi. Ütlevad numbrid, ütlevad teadusuuringud. Ja et see ei ole lisategevus, vaid see on täpselt samamoodi põhitegevus. See on täpselt samamoodi teaduspõhine nagu põhitegevus ja et panna see teenuste kõrvale, et me ise ka kasvame. Ja perepesa puhul on lihtsalt selline paratamatus, et seal on et perepesas on, traditsioonilises perepesas on 3 põhikohaga töötajat ja lihtsalt see, mida nad teevad, on nii suur, et nad peavad ju kogu seda niisugust nagu ennetava hoiaku kujundamist, siis nad peavad teenust pakkuma ja kuni selleni välja, et koristama neid ruume seal, et lihtsalt et kõike justkui nagu ei jõua. Aga see on ka lihtsam uute perepesade puhul, et kus on see väga selgelt see ABCD mudel juba nagu osa sellest perepesa mudelist ja kohe välja öeldud, et me läheme sellega teele, et seal on selles mõttes ka mõnevõrra võib-olla nagu lihtsam uude geograafilisse territooriumile siseneda. Ja väga tore kuulda. Kui ma nüüd mõtlen, et kuidas see kõik nagu välja paistab, siis perede puhul, seda sa natuke markeerisid, mis peredega juhtuma hakkab, et nad hakkavad ise avastama ja siis hakkavad abi pakkuma. Aga mis spetsialistidega juhtub, kes on tegelikult õppinud ju enamasti individuaalteenust või pereteenust pakkuma? Et kui perepesas on spetsialistid ja siis tuleb see kogukonna suunal tegevuse mõõde sisse, et mis juhtub, mis sa oled märganud, mis spetsialistidega juhtub? Spetsialistid ka osad on need spetsialistid, kes on siis töötavad perepesas, teised on spetsialistid, kes on omavalitsuse tasandi spetsialistid. Ma võiks öelda, et omavalitsustasandi spetsialistid, see on nii huvitav, et midagi ikkagi selles kogukonna teemas on nii kõnekat, et kui me räägime perepesa mudelist ja me räägime, meil on see ja see ja see ja see on tegelikult kompleksne mudel, eks. Et siis tihti just nimelt ka nagu uued omavalitsused ütlevad, vot see oli see kogukonna asi oli see, mis mind kõnetab ja see on päris massiliselt. Ehk siis midagi selles kogukonna teemas on see, ma ei tea, kas on intuitiivselt, et me tunneme ära midagi, mis on nagu loomulik kuidagi ja siis tahame selle kohta uut infot saada. Aga ütleme selline, toome erinevad tõenduspõhised teenused kokku, see nagu see ei saa nii palju tähelepanu. Võib-olla veel sammuke edasi, et kuidas nagu perepesa spetsialistid, perepesa töötajad ja siis võib-olla meie sellised lähemad võrgustiku spetsialistid suhtuvad, see oleneb ikkagi hästi palju spetsialistid. See on jälle seesama, et kas see mentaliteedi muutus, et kas see jõuab teadusesse, et see on tõsine, see on teaduspõhine asi, see ei ole niisugune nagu tore asi lihtsalt, mida nagu teha oma töö kõrvalt. Et see hästi palju sõltub, on väga suured nagu fännid, nii kohaliku omavalitsuse otsustajate spetsialistide tasandil, eks, ja perepesa töötajate tasandil. Ja kui need, kes ütlevad, et minu kese on ikkagi need tõenduspõhised teenused. Aga see on kõik okei. See ongi see, et iga perepesa on unikaalne, et me läheme teele ja mis on ka tore, et seega võib-olla vajab nagu mingit eduelamust, et siis hakkab ka rohkem lendama, et kui kuskil on eduelamused suured, siis ka teised õpivad sellest ja võib-olla see ka inspireerib nagu teisi. Et see on see usalduse kiirusel minek. Ja siis nende viljade nägemine, et midagi hakkab juhtuma. Ja viljade nägemine, just. Taipavad, et see on tore. Aga ma küsin siit nagu edasi, et sina Ankur-organisatsiooni algataja ja selle mõtteviisi hoidja ja eestvedajana, et mida sa tunned või mida teie tiim tunneb, et te vajate? Kas siis näiteks ülikoolid, kes teadust edasi viivad või riigilt või teistelt osapooltelt, et mille järgi on vajadus, et saaks jätkata, et saaks edasi minna? No ikka selline kaasamõtlemine. Ikka endiselt veel see ka, et kui on artiklid selle kohta kirjutatud, nii teadusartiklid kui ka ajalehtes on midagi, millele me saame viidata, nii ka ikkagi ta vajab veel vaikselt tõestamist, ma arvan. Nagu laiemalt, nagu erinevate nurkade alt, et kuhu ta ikkagi siis täpselt nagu mõjub, eks. Et vaimne tervis väga hea, seda on teadvustatud, aga et nagu selle, mis te teete, selle jätkamist
ja muidugi ääretult oluline ikkagi perepesa kogukondade arendamise eestvedamise puhul on see, et meil on nüüd käsunduslepinguga tööl üks teie magistrantidest, Triin Pärnamets, et nagu see tema roll olla selline nagu algne nügija või teele lükkaja, kus siis kogukonnad saavad ise hoo sisse ja siis nad hakkavad juba ise oma ressursse kaardistama, mis on ju muuseas väga ilus lugu, et kui me kunagi käisime Riinuga, alustasime Elva perepesa, ja käisime koha peal ja Riin tegi täpselt nii, nagu õpetatakse, et sul on see suur see tahvel ja sa kirjutad üles ja kaardistame ressursid ja kõik nii nagu käib, eks. Ja sealt läks ka see kogukond väga ilusti teele, aga mis ma kuulsin oma rõõmuks, et ühel hetkel kogukond ise ütles, et see oli mingi aasta oli mööda läinud, kuulge, tuleme nüüd uuesti kokku, inimesed olid ka muutunud ja tegid ise täpselt sellesama asja, et kaardistasid ära, võtsid oma selle suure harkjala ja kaardistasid ära, et mis meil on juba olemas ja mis on puudu ja kes on valmis mida andma ja kuidas me siit edasi läheme. Ehk siis, et nagu nad võtsid selle rolli üle. Aga jah, see kogukonna arendaja olemasolu, et seda lihtsalt ikkagi nagu raamatu pealt on see keeruline, et peab olema keegi, kellel on kogemus, kes oskab seda protsessi modereerida, et alguses natuke mingi raamistik anda, raamistikku ikkagi on kogemused vajavad. Et alguses jah, et see kogukonna teema on ju hästi intuitsioonipõhine ja usalduse kiirusel ja kõik, aga võib-olla jah, alguses, mis oli ka meie õppekoht, jah, kui rääkida õppekohtadest, et oleks võib-olla kohe pidanud andma alguses mingisuguse natuke tugevama raami ja samas kirjutama nagu sinna sisse, et jah, et see on tegelikult nagu, see ei ole klassikaline kogukonna arendamise nagu lähenemine, aga et mingi turvatunne, et mingid raamid, et kus sees me hakkame seda arendama ja siis järjest rohkem nagu vabaks anda, et usaldada, et kogukond ise teab, mida nad vajavad ja ise käivituvad ja tahavad anda tagasi ja siis vastu võtta. Mis kõlab minu jaoks, et ka seda paradigma tutvustust, et mis käib kogukondade arendamise juurde, et tõesti, et seal on ju tegelikult väga tugevad teadmised taga ja väga hulgaliselt uurimusi maailmas. Ja see raamistus on nagu võimalik, need teemade raamistus ja kuidas liikuda. Ja samas ta ei ole samamoodi nagu teenuste puhul, et tee täpselt neid samme ja siis sul juhtuvad need asjad, see ei saa juhtuda, sellepärast et on unikaalsed inimesed. Ja see peab olema väga loomulik ja neid inimesi kõnetama, sest vastasel juhul nad ei tee seda pikas perspektiivis, et nad käivad üksteisel aknad pesemas või midagi muud, nad ei taha seda teha, sest et see on tulnud kuskilt mujalt. Et see nagu kohtepidi tõesti, et seda teadmise andmine, hoidmine, aga niimoodi targalt, et mitte midagi sellele kogukonnale peale ei suru, vaid kogukonnal on nii palju ruumi, et ta ise avastab ja see koostöö toimub, eks ju, spetsialistidega. Ja siis ta läheb tegelikult selles õiges rajas, see rada on ju olemas, aga kuidas ta täpselt läheb, nii nagu sa ütlesid, et iga perepesa on täiesti unikaalne, nii ongi ju. Ja perepesa puhul, et seal on lisatasand, et kui muidu on kogukonna arendaja ja kogukond, kes läheb teele, siis perepesa võtmes ja ma arvan ka teiste ankurorganisatsioonide võtmes, et ta peab mahtuma ikkagi nagu sellesse kontseptsiooni, eks ole, ankurorganisatsiooni nagu mingisse nagu tegevus ja toimimis nagu loogikasse. Ehk siis sa pead saama ka spetsialistid paati, kõik, kes seal perepesas töötavad, aga et kui sa oled ise kogukonna arendaja seal selles teemas sees, sa oled lugenud, see kõik toimub nii lihtne ja loomulik, aga kui mina tulen väljas ja sellest teenuse paradigmast, see tegelikult võtab päris palju aega, et ta mulle päriselt nagu laagerdub sisse, mis asi see ikkagi on. Ma tean, et see oli ka esimene tagasiside, et jah, Maarja, me kuulame seda kõike, me saame aru, see kõik tundub loogiline ja vajalik, aga tead, siis läheb mul 3 kuud mööda ja ma pean minema seal kohalikku omavalitsusse ja rääkima, mida me teeme. Mul pole õrna aimu, mis asi see kogukonna arendamine on. Et jällegi, et see vajab nagu aega ja kõik see usalduse kiirus, ta peab kuidagi laagerduma. Et seda ei saa võib-olla ainult võtta nagu mentaalselt vastu nagu 3 faktina või mingisuguse punktina. Ja, et ta muutub justkui selliseks elamise viisi ja töötamise viisi osaks. Aga alustuseks, meie kogemus on see, et alustuseks on hea, kui on mingid raamid selleks, et spetsialist saaks kampa. Et temal oleks nagu see entusiasm tekiks ja valmisolek nagu olla ikkagi nagu seal koha peal ju võimaldaja, eks ju, ja nügija. Väga hea, ma arvan, et see on hea mõte inspiratsiooniks teistele ka, kes ükskõik mis valdkonnas nad siis ankruna toimetavad või organisatsioonis on eestvedaja rollis ja kujundavad seda organisatsiooni nägu. Aga ma küsin siit edasi, et kas on miski veel, mida sa ütleksid organisatsioonidele,
kes tahavad ankruks olla või on võtnud selle tee ette, et nad tahavad teatud teemas, noh nagu ma enne ütlesin, eks ju, et on kas kultuur või väärtuste kandmine või hariduse andmine. Et sa ei ole lihtsalt see teenusosutaja, vaid sa oled tegelikult kogukonna edasinügija või ühiskonna edasiarendaja ja seal kogukonna enda ümber koondaja. Et mida veel tähele panna või mida sa soovitaksid? No võib-olla ikkagi teine, et kui sa oled ankruorganisatsioon ja sa koondad neid ressursse ja inimesi, no siis sul peavad olema need sillad kõikide nende inimestega, keda sa nagu soovid koondada või kes potentsiaalis võiks olla koondatud. Ehk siis, et nagu nende kokkutoomine ja sellise ühise nagu mingi väärtusruumi punumine. Ma ei ole kindel, kas ma päris hästi saan aru, et sa kuhugile nagu suunad, aga sul on nagu mingi mõte veel. Sama, et võib-olla sul on midagi lihtsalt, et sa oled nagu teinud ja toimetanud ja lihtsalt ma mõtlen, et on nii palju organisatsioone Eestis veel, kes võib-olla natuke teevad, aga võib-olla tahaks rohkem. Ja kui jätkata seesama, et nagu, et tuua kokku need inimesed, kes siis selles valdkonnas kuidagi tegutsevad, et siis võib-olla see kogemus küll, et ka see vajab mingit nagu sellist järjepidevust, et sa järjepidevalt tuled kokku ja järjepidevalt jälle nende samade põhist, et mis on see väärtusruum, mis meid seob ja järjest nagu võtad jälle selle ette, et see on see, mida me teeme, see on see, kuidas me teeme ja jällegi nagu suhted, lõpuks kogukond on ju suhete põhine, et üks on perede kogukond, aga tegelikult nagu ankurorganisatsioon on ju ka ankurorganisatsioon siis spetsialistidele, eks ole. Ehk siis ta on nagu väga mitmel tasandil. Ankurorganisatsioon on ankurorganisatsioon võib-olla siis ka meie oma perepesade võrgustikule, keda meid täna on ju mitukümmend inimest juba, eks. Et järjest nagu kasvab, et nagu ikkagi selle ühisosa nagu hoidmine ja see vajab sellist järjepidevust. Ikkagi tööplaani järjepidevalt sisse kirjutamist, muidu sellised asjad kipuvad laualt ära kukkuma. Väga hea, järjepidevus. Jaa, aga mõtleme koos nüüd, et kui me seda tänast meie vestlust kokku võtame, et mis hetkel sind kõnetab ja siis ma võin öelda, mis mind kõnetab sellest, mis me koos mõelnud oleme siin seoses ankurorganisatsioonidega ja kogukonna suunal ankruks olemisega. Kas sa alustad ja siis ma võtan ma ka siit korjan praegu, et mind kõnetas väga see, mis sa ütlesid nüüd viimati ka, et järjepidevus on väga oluline, sest et kui ma olen lugenud, siis mitmetes kohtades öeldakse ka, et see ei ole üksiku probleemi ära lahendamise tegevus, vaid see on pikaajaline töö, et tõesti hoida neid suhteid ja hoida inimesi nagu tegutsemas ja siis selle ankuri ümber või selle teemaga tegelemas, et see tahab palju tähelepanu. Et seda ma ütlen küll, et see on järjepidev, et see ei ole sprint, see on maraton. Aga samas see ei pea olema ka nagu raske maraton, et see võib olla täiesti vabalt, et aeg-ajalt oleme aktiivsemad näiteks ankruna ja siis me laseme asjadel kulgeda, et siin peab ka sellist elu loomulikku rütmi ära tajuma, sest vastasel korral saab sellest kohustus ja siis see ei toimi. Just. See mõte praegu. Ma mõtlen, mis mul praegu resoneerub väga, et selle kogukonna arendamisel ja kogukondlikkusel on nii mitu tasandit. Et üks on see perepesa tasand, sellest me väga palju rääkisime ka, aga ma kuidagi intuitiivselt nagu tajun, et seda on võimalik, seda on kõik võimalik ju öelda, et see kogukond teeb seda, aga see justkui tuleb nagu peast, aga kuidagi intuitiivselt mulle tundub, et see, mida ta teeb ja loob nagu üksik inimesega ja läbi selle laiemalt kogukonnaga ja tegelikult kogu ühiskonnaga, et see on midagi palju nagu sügavamat ja fundamentaalsemat. Aga et see saab kuskilt alguse, et nagu tuleb see sõna, et sellise nagu mingi hoolivuse kultuuri loomine, aga see natuke kõlab selliselt võib-olla magusalt, aga ta on tegelikult nagu minu jaoks midagi väga sügavalt ja see on see, mida ma olen nagu tunnetuslikult kogenud perepesas olles.
et nii nagu perepesa oma kogukond, nagu see, et kust kohast nad tegutsevad ja nagu milliste väärtustega ja hoiakuga nad lähevad perede juurde. Ja siis, kui ma näen koha pealt, mis sealt välja pungub, aga need on nagu 2 üksikut võib-olla näidet, eks ju. Aga see kõik kokku moodustab midagi nagu palju olulisemat mingi ühiskonna baasilises struktuuris. Ja selle peale tuleb ikkagi see Arvo Pärdi lause meelde, et alles siis hakkab midagi juhtuma, et kui ma olen võimeline ütlema, et mitte ainult ütlema, aga tundma, et sinu laps on minu laps ja minu laps on sinu laps. Et me oleme ühiskonnana üks organism. Ja, et me vajame seda ühendust ja teadmist ka ja taipamist, et me oleme väga-väga seotud omavahel tegelikult. Ja siis ta hakkab juba hoopis mingeid baasilisi struktuure muutma. Ja see on lootus ju. Ja seda me vajame. Just. Aitäh sulle, Maarja.